tere hommikust! Täna on aeg jälle lahkuda oma Hamburgi kodust, et minna lõppsihtkohana Eestisse, aga enne seda ma lähen veel Viini. Aga nagu mul kombeks juba on, mulle meeldib mu elu raskemaks teha ja selle asemel, et võtta lennuk ja sõita lennukiga 1,5 tundi Viini, siis mina lähen Viini hoopis rongiga. Ehk siis, Saksa rongid, olen nendega ka varem sõitnud, alati on nendega olnud mingisugune hilinemine. Sõit peaks ise kestma 9 tundi, kui kõik hästi läheb. Ma ei ole mitte kunagi nii pika rongisõidul olnud. Ma arvan, kõige pikem on mul olnud selline 7 tundi, maks 8. Nii et I'm a little bit scared. Ma nüüd söön veel kiirelt hommikuski ja siis hakkan vaikselt välja sättima. Mul on praegu see hetk, kus ma olen valmis, aga liiga vara oleks veel, et hakata minema. No nii, ma nüüd olen vist valmis. Väike kohver, käekott, seljakott. Let's go. Bye bye koduke. Love them trapid nagu. Ma jõudsin Viini. Nüüd ma pean Mia ja Otto üles leidma. Oh my god, hello! Me lähme otsime nüüd Mäkki ülesse, aga miks ma üldse Viini tulin, on see, et ma tulin oma klassivennale Ottole külla ja teisi eestlasi Viinis vaatama. Ja täna me saame veel teiste eestlastega kokku. Täna on Viini teine päev ja kell on juba reaalselt mingi 7 ja me teeme alles nüüd midagi, sest eile meil oli väikene tähistamine teiste eestlastega, seega me jõudsime suht öösel koju, nii et päeval midagi teha ei jõudnud. Ja meie sihtkohaks on nüüd Schönbrunni loss. Eelmisel korral, kui ma käisin, siis ma käisin ka seal, aga see oli veebruaris, nii et siis see ilmselt ei olnud nii ilus. Seal see, mis see on, vaateplatvorm? See on Gloriates grillmaja nii-öelda. Nii ilus. Ma vist ikka pean Viini kolima. See oli kunagi see keisriliku pere, Habsburgide pere nagu Crown Jewel, kõige ilusam loss, mis oli. Kui sa vaatad nagu siin ringi ka, eks oli igal pool ülivestiivselt räige aed nagu. Nad tegid Versailles järgi teatud määral. Tere hommikust! Täna on Viini 3. päev ja ilm oleks nagu reaalselt kesksuvi. Seega tänane plaan on minna ujuma. Ma olen see suvi jõudnud ainult 1 kord ujuma ja see on olnud Eestis juuli alguses. I'm pretty excited, sest tavaliselt ma ikkagi käin rohkem ujumas kui 1 kord suve jooksul. Ma reaalselt ei arvanud, et Viini pearaudteejaam on nii ilus, nagu ma ei mäletanud seda eelmisest korrast, aga see on puhas, siin on poed. Tulime nüüd randa, sellisesse kohta nagu Alte Donau Strandbad ja siin sai tasuta võtta lihtsalt neid lamamistoolega, nagu sa ei pea rentima neid või midagi, nii et it's very nice. Ja nüüd I can't wait, et minna juba vette. Siin on nii palav reaalselt. Juba käisin esimesel ujumiskorral ära, aga ma tahan teile ka näidata, kui selge see vesi tegelikult on. Jõe kohta nagu see on Donau jõe vist lisajõgi, kus me oleme ja reaalselt see on nii selge, mega mõnus ja ilus ja jalad ulatuvad põhja, mis on minu puhul väga oluline. Ja no see vaade otse mäele või tegelikult see on küngasega eestlaste jaoks mägi. 1. september, aga mina elan enda suvevaibi veel täiel rinnal. Väike söögiaeg. Kuidas me kommenteerime? Väga nice, Viinis oli ilus ümber. Meil on kontentifilmi, mida mees, reaalselt. See on see, kui me enne oleme juba õieti ujumas. Ekstradele. Reaalselt talle meeldib meiega hängida. Issu kui mustad mu prillid on. Siin on basseiniala ka isegi. Mida me otsisime praegu? Ma ei taha seda, aga
Oh my god, White Girl Central. See näeb nii hea välja. Ja ma ostsin tavalise tühja selle, sest mujal on vaja. Neljas päev ja täna on plaanis ette võtta rohkem sellised turistilikumad kohad, nagu näiteks me lähme ilmselt Viini muuseumisse ja siis vaatame lihtsalt vanalinnas ringi. This is the outfit for today. Mida sa teed? Ja, olen medieval Iron Man nagu. Joo. Nüüd me oleme siin, et miks matchida outfit'e. Siis oleme seda vaatama, kas meil tuleb mingisugune outfit kokku, mis on enam-vähem okei. Okei, nii. Tegelikult see on isegi low-key stylish, sest tänapäeval kantakse pükse koos seelikuga ja see annab ka seda valgi. Võite anda teada, mis te sellest outfit'ist siin arvate. Siin saab kirjutada asju nagu enda mingi lemmik viinispotid ja värksärki ja keegi on siia kirjutanud, et ta on Lätist. Ja nüüd me tahame ka kirjutada, et ikkagi Eesti. Viinis elab peaaegu 2 miljonit inimest. Aga ja siin on nüüd selline faktide koht, kus saab palju erinevaid fakte lugeda. No nii, me nüüd käisime Viini muuseumis ära ja reaalselt see oli isegi päris hea muuseum, ütleksin. Nagu 3 korrust ja see sissepääs on tasuta. Ja kui te Viini satute ja te tahate mingit sellist kultuurset elamust, siis soovitan Viini muuseumi. Viinivesi. Käisin kohalikku käsekrainerit ostmas, mis on vist mingi juustuvorst, mis serveeritakse siis leivaga. Ja vihma hakkas sadama, mis ei ole nüüd nii tore. Eks me otsime siis mingi varjualused. Ma proovisin seda. Täitsa hea. Siin on tavaline kostike ja juustuvorst. See on hea snäkk. Oota, ma pean leiva ka proovima. Leib ka. Nüüd on leib ka näha. See on reaalselt nagu saia ja leiva segu eestlaste mõistes. Ma ikkagi eelistan Eesti leiva. Ilm on nüüd nii halb, et me lähme lõpuks koju hoopis, aga ma tahtsin veel näidata seda nunnut jooki, mis ma ostsin just mingist toidukohast. Reaalselt see on nii hea, Pirsiku aloe vera mingisugune jook ja see on nii cute package. Aga nagu näha, ilm on absoluutselt nagu mingi Hamburg. Me tegelikult tahtsime minna sinnamoodi, sest seal on praegu kampaania, kus ostad ühe pirukast ja saad tasuta kliniiki tuulepulga. Aga neil ei olnud seda saia praegu ja seal peaks 20 minta ootama ja ma vist väga ei viitsi. Nii et me lihtsalt lähme koju. Jälle big cooking, Otto on mingi master chef lihtsalt. Vihmi järgi ja me ajasime ennast uuesti välja selleks, et sõita Wiener Stadthalle juurde, kus toimub järgmisel aastal Eurovisioon. Ma tahan lihtsalt selle koha check outida. Milline see on? Milline see tee sinna olema saab? Me nüüd jõudsime Wiener Stadthalle ette. Ma ütleksin, et see on praegu mina manifesteerimas, et ma saaksin Eurovisiooni finaaliks piletid koha peale. Siin see on Wiener Stadthalle. Ja nüüd me lähme vaatame ka Rathausi üle, kus toimub Eurovillage järgmisel aastal. Tulime siia, et vaadata Rathausi ja no tuleb välja, et siin platsi peal ehitatakse mingi ürituse jaoks midagi. Outfit check. Täna on Viini 5. päev ja me lähme kohe second hand store'i shoppama ning siis me lähme lõunatama veel ühe eestlasega. No nii, tulime nüüd sealt second hand store'ist ära. Valik ei olnud väga hea ja see meenutas sellist uuskasutuskeskuse vibe'i veits, aga me nüüd lähme Humanasse. Humanas ka midagi ei leidnud, Eesti Humanad on paremad. Me jõudsime nüüd Eesti saatkonna juurde, nii kodune on Eesti lippu näha. Ja see hoone, kus see Eesti saatkond on nii ilus.
me jõudsime nüüd kõige turistilisemasse kohta, ilusti katedraali juurde. Ma olen küll siin sees käinud, aga me lähme vaatame veel kord sisse. Väike update, reaalselt me oleme viimased pool tundi istunud siin kuskil lihtsalt muuseumi ees, sest mul on väike crash out, sest me saime teada ülikooli tunniplaani ja tuleb välja, mul hakkab kool juba 7. oktoobril ja hetkeseisuga mul on tagasilennu pilet ostetud 7. oktoobriks ja ma peaks alles õhtuks jõudma Hamburgi, aga mul on päeval juba kool. Meil on Anwesenheitspflicht ehk siis kohaloleku kohustus, nii et ma ilmselt pean nüüd lennu ära canceldama ja ma ilmselt ei saa Eestis nii kauaks jääda, sest lennuajad ja hinnad nagu need ei ole väga head hetkel, seega ma pean props varem Eestisse lahkuma. Ma üritan ennast nüüd kokku võtta ja siis me lähme uuesti Rathausi juurde. Reaalselt viin on nii ilus, nagu siin on igal pool mingid ilusad kohad. Kas sa oled juba väga tanni ootad, et ma tagasi Eestisse läheksin? Ei, lihtsalt mul ei vaja korra istuda. Okei. Poole fotoshooti juba nagu... Ja me oleme teinud pool tundi fotoshooti siin selle Rathausi taustal. Aga Otto, sinu kurastus ma arvan, et teeme paar pilti veel. Hevi. Teeme. Imagine, sa lähed iga päev ülikooli ja see on su ülikooli maja. Me tulime nüüd sellisesse kohta nagu Donauinsel või see saar äkki ise on see seal, me kohe kõnnime siit üle, aga see on põhimõtteliselt siis Donau jõe ääres või jõe keskel olev saar. See mägede vaade või küngaste vaade, I love it. See õhk, nagu sa tunned seda veekogu lõhna. Ja siin on terve äär ka selliseid nagu baare täis, nii et seal saab vabalt mingid aperoli osta või midagi. Me jõudsime nüüd rooftop baari, ma panen selle nime siia ekraanile ja reaalselt siin on vaade katedraalile. Ja seal on ka kuud näha ja see on lihtsalt imeline. Kuues päev Viinis ja täna me võtame ühe sellise väikse daytripi sellisesse kohta nagu Baden, mis on Viinile suht lähedal ja see on lihtsalt selline nunnu väike linn. Et vaatame, mis sellel väiksel linnal meil siis ka pakkuda on. Kuna Baden asub veits Viinist väljas, siis seal ei kehti need Viini ühistranspordipiletid. Nii et nüüd me peame üritama kuidagi osta pileti. Ma võin proovida. Badenist me lähme. Jaa. Hakkama saime on piletid, yeah. Me jõudsime nüüd Badenisse, pole aimugi, mis me siin teha tahame, aga siin vist on mingi kaart. Käisime nüüd toidupoes, ma ostsin oma lemmikjooki ja Spaaris on kohukesi, nii et me ostsime kohukest ka proovimiseks, et kuidas siis Austria kohukesed maitsevad. Hästi, see on Austriast siis. Me teeme teistesti Austria kohukesele šokolaadiga. Väga šokolaadina. No see on hea, aga nagu Eesti omad on ikkagi nagu südame lähedasema. Ma arvan, et Stella Eidemest räägib ja ma arvan, et tegelikult Austriamaad on ülihead ja Stella võiks nagu olla veits teadlikum oma faktidega, mida ta levitab, mis pole tõepärased isegi. Ma filmin vist väga piinlik, need kohalikud lihtsalt vaatavad või kõnnivad mingi ekstra kaarega mööda, sest mõni siin tahtis filmida ennast. Mul küsimus, et kas me oleme praegu Hispaanias või Austrias? Minu meelest see on nii ilus ja see annab Hispaania vibe'i nende palmipuude pärast. Ja siin on ilus park. Me tegime juba tervele linnale tiiru peale võmust ja nüüd me tulime võtma jäätist ja milkshake'i või jäätiseshake'i. Ja me istume nüüd lihtsalt siia parki ja naudime oma külma lõunat põhimõtteliselt, sest me ei ole muud söönudki täna.
nüüd tagasi teel Viini. Ma ostsime süüa kaasa, ostin smutid ka. Aga ma olen tegelikult nii väsinud, et ma jääksin kohe siia samme magama. Okei, meil on vaja veel täna minna õhtust sööma ühte dumpling place'i, mis on suht mingi popular siin. Vaata, kuidas sa kommenteerid pelmeene? Actually nii head. Tuleb mega head. Nagu nii head. Kõik on Viinis, soovitan. Ma soovitan ka. Nagu see on selline ülihea snacks, et saab kaasa kosta ja siis läheb istud mingi pargipingile lihtsalt, pluss siin on nagu mingi salatit ka juures. Reaalselt see on kõige nunnum kohvi, kus ma käinud olen. See on fully roosa, ma mingi matchin sellega räigelt. Ja see San Sebastian cheesecake. See sulab suus. See on nii hea soovitus jällegi, kui Viini tulete. Täna on Viini 7. päev ehk viimane päev. Mul läheb õhtul lend, aga päeval me nüüd lähme veel sinna Maria Hilferstrassesse ja lähme sinna moodi, et vaadata, kas me saame selle kaneelisaia ja selle tasuta huulepulga. Ja siis me lähme ilmselt Ikeasse, sest seal on vaade kogu Viinile, pluss sealt saab ka lõunat süüa. Ma ei mõista neid uksi. Miks need uksed niimoodi käivad? Need on vanad metrood või pärast. No ja tundub, et ei saa seda huulepulka, sest välja müüdud oli. See on reaalselt hidden gem nagu, sest te näete siit kogu Viini vaadet, okei, mitte võib-olla kogu, aga nagu siiski. Tulime siis Ikeasse sööma ikkagi need lihapallid klassikalised ja iga family memberina saab ka tasuta kuumajoogi juurde. Siin on ka väga cutesy tänav. Ja ongi aeg minna, jätta hüvasti mu armsa diivaniga. Kõik on pakitud trammi peale. Oluline info, kui te tahate sõita rongiga lennujaama, siis te peate ostma selle lisapileti, sest tavaviini pilet ei kehti kuni sinnamaani. Aga seda saab üliselt teha lihtsalt nendes punastes automaatides. Lihtsalt valite Abstandgrenze ja siis yes. Mul on turvakontroll vaja üles leida. Ma tunnen, ma juba mingi ülisuur osa lennujaamast lihtsalt läbi kõndinud. Turvakontroll läbitud. See lennujaam on nii täis, aga ma ostsin endale nüüd süüa. Ma söön kohe. Aga ma oleks tahtnud endale lauaga kohta, et ma saaks videot editada, aga no, I guess, eks ma siis jään siia. Ma olen nüüd tagasi Eestis, aga võtame selle Viini tripi nüüd kokku. Overall, Viin on üks mul lemmikumatest Euroopa linnadest, võib-olla isegi mul lemmiklinn ja ma kujutaks ennast ette tulevikus ka Viinis elamas. Seega eks näis, mis tulevik toob ja no muidugi see on järgmisel aastal Eurovisioonilinn, seega ma olen veel ekstra obsessed ja ma olen minemas kuskil 9 kuud veel ja ma saan imelist Viini uuesti külastada. Aga ma loodan, et teile meeldis see video. Kui meeldis, siis pange kindlasti like ning mu kanalile ka subscribe ning võite mind ka TikTokis followda, kus ma olen aktiivsem ja kuhu ma tegin ka veel sellised lühidamad kokkuvõtted Viini reisist. See oligi selleks korraks kõik ja näeme juba järgmises videos. Ciao!